Kui motiveerimise tööriistad on kasutatud, siis järgmise sammuna tulebki mängu kohe arendamise tööriistad. Sest see on palga kõrval järgmine asi, mis on inimeste jaoks tähtsuse järjekorras paigas. Isegi kui sa oled 57 või 62 aastane, keegi ei taha tunda, et minu tee on lõppenud. Me tahame ikkagi hakkama saada oma eluga, me tahame hakkama saada oma tööga. Ma tahan tunda, et ma jätkuvalt saavutan midagi, ma liigun edasi, ma olen edukas selles rollis. Selline arenguvajadus ja saavutusvajadus mitte kunagi ei kao ära. Ja see ei pruugi tähendada seda, et kõik tahavad, ma ei tea, tippu jõuda ja sa oled 64 ja sa alles tunned, et sa tahad tohutult karjääri teha. Et me ei räägi siin sellest. Me räägime siin väikestest saavutustest, mis tekitab inimeses eduelamust. Ja see on see võimalus, mida juht saab tegelikult enda kasuks ära kasutada, sellepärast, et kui ta suudab üles ehitada töötajate eesmärgistamise ja arendamise süsteemi sellisel kujul, et see tekitab seda saavutamise tunnet ja eduelamust, siis selle tagajärjeks ongi motivatsioon. Et sa ei pea enam mõtlema selle peale, et kuidas oma töötajaid motiveerida, vaid sa pead mõtlema, et kuidas tekitada nendes eduelamust, sest see iseenesest ongi nende jaoks motiveeriv.